Nimi on mul Andrus Vaher, olen, võib öelda, väike ettevõtja. Oktoobris siis olen tööl, tõesti niimoodi tööasjades, korraga tuleb mobiiltelefonile kõne, helistatakse Elektrilevist. Räägitakse ilusas puhtas eesti keeles. Et soovitakse vahetada minu seda elektriarvestit kodus Nõmmel, kus ma elan. Aga meil on vaja selleks teie nagu nõusolekut. Me saadame teile pinni, vaadake, kontrollige see ära, kui vastab teie telefonile, siis pange PIN 1 ja oletegi nõus. Teen oma asju edasi, läheb 10 minutit mööda, kõne, tervist, see ja see, jällegi puhtas eesti keeles. Helistan teile Swedbankist, olen küberturvalisuse osakonna mingi vanem spetsialist, et oleme saanud nagu signaali, et keegi püüab teie kontoga midagi teha. Me teeme koostööd Eesti politseiga ka siin, et väga tore oleks, kui te oleksite nõus andma kohe kiire nagu tunnistuse. Nüüd kohe või? Jaa, aga et selline asi, et tegelikult oleks parem üle minna WhatsAppile. Ja kohe ongi WhatsAppis mul politseinik ja ma ise mõtlen, et no nii, ma nüüd vaatan, mis politseinik see selline on seal teisel pool ekraani. Samal ajal teen laptopi lahti, politseinik tutvustab ennast, tal on seljas tumesinine kampsun, siin rinnas on politsei embleem, selja taga on Eesti lipp, politsei märk, istub selline tõsine 30 aastates mees, tutvustab, näitab oma töötõendit pikalt, lähedalt, löön selle nime kohe endal Eesti politsei otsingu leheküljel sisse, vaatan, ongi selline mees. Ongi selline mees ja enam-vähem täpselt sellise näoga, nagu see, kes mul seal vastas istub. No, küsib küsimused, kui helistati ja mida ütlesite, räägin kõik ära. Siis see ütleb niimoodi õpetatakse, et kui te arvate, et Eesti politsei midagi ei tee, et siis teeksite. Et töötame selle kallal, me saame nad kindlasti kätte. No, väga tore ja aitäh, jõud. Läheb mööda mõni minut, kohe jälle helistatakse mulle Swedbankist. No see jälle üle WhatsAppi nüüd juba siis. Et no, kas rääkisite politseiga? No nüüd on selline lugu, et tundub, et selle PIN 1-ga, neil on ka olemas teie ID-kaardi andmed, et nad on loonud nüüd teile vari Smart ID. Kiiresti oleks vaja nüüd tegutseda, see Smart ID kinni panna. Nimetas mulle selle aadressi kohe, lähen selle sisse, jah, kõik täpselt see Eesti see lehekülg. Mina teilt mingisuguseid koodi ei küsi, ise panete need kõik sinna sisse. Ma pärast vaatasin täpselt seda aadressi ja et seda lehekülge, mida nad siis nagu lugesid mulle nagu selle täpselt ette, et nad sisestage need. Et nad oli ühe koha peal oli üks väike punktikene juurde pandud. Ja siis nagu see lehekülg oli siis mitte päris see Eesti õige lehekülg, aga ta nägi välja identne. Ma panen oma koodid sisse, tõks. Ja kohe tuleb 2 minuti pärast tuleb mulle LHV-lt tuleb teade, et minu kontosse on proovitud sisse muukida. No siis ma sain aru, et midagi on igal juhul jama. Tegelikult mind päästsid ainult Swedbanka ja LHV, ütleme siis need turvarobotid. Et kui tehakse päring kontole mõnest sellisest seadmest, mida ma tavaliselt ei kasuta, siis nad kohe nagu automaatselt seda ei täida, vaid teevad nagu omakorda järelpärimise, siis saadavad mulle nagu kirja. See mind tegelikult päästis. Ma ise oma enese suurest tarkusest oleksin oma rahast seal kontode peal ilma jäänud.